Esimene naistriimer ehk siis X ja X kromosoomidega voogedastaja on meie stuudios istet võtnud. Tere tulemast, Helsa! Tere! Räägi, kuna sa siia viimasena tulid, kuidas on hetkel meeleolu meil peosaalis ja mis tunded sind ennast valdavad? Seal, jah. Väga ülevad. See oli siis vastus mõlemale küsimusele. Sinu jälgijad võisid märgata siin aasta just teisel poolel, et sa said endale siis voogedastusi tehes ka co-streameri, seda siis koera näol. Räägi muidu, kummal teist see co-streamimise mõte tuli, kes selle idee teil välja pakkus ja kumb teist siis see tegelik nominent sellel aastal on? No ma alustasin seda kanalit, aga siis ta tuli ka perre ja nüüd ta on enam-vähem üle võtnud. Et ma arvan, tema on rohkem nominent. Ta on kõik südamed võitnud. Kindlasti. No südamete võitmine selleks. Aga räägi, kas sinul otseülekandetes on ta pigem niisugune segav faktor, et tahab ennast liialt võib-olla sinna eetrisse pressida või olete te leidnud selle ideaalse balansi? Ja me balansi ei ole veel leidnud. Ma panin talle lakke, või sõbra abiga siis panin talle lakke köie, et ta saaks ennast nagu maandada enne, kui ta tuleb eetrisse, aga ta vajab kõike tähelepanu. Täna oled sa siis nomineeritud meil aasta naistriimeri kategoorias. Räägi, kuidas sa ka enda jaoks selle striimimise alust või avastasid ja mis oli sul midagi, mis võib-olla inspireeris sind sellega alustama üldse? Ei olnud, mul sõbrad sundisid. Ei konkreetselt, me mängisime koos puupkeed kunagi ja siis nad ütlesid, et hakka striimima. Ja siis ma hakkasin striimima. Alguses oli väga imelik, nagu ma olin vait enamus ajast. Aga nüüd ma oskan ise endaga rääkida rohkem. Kui meil enamus naistriimereid seal Twitchi platvormil teevad siis üldiselt enda voogedastust siis kas basseinist või siis nende contendiks on kõrvapuhastus, mis on siis tuntud ka kui ASMR, siis sinu jaoks on see pool veel suuresti katsumata ning sa oled suutnud siis enda vaatajaskonna kasvatada ilma seda tegemata. Räägi, mis sul aga tulevikuplaanid on seoses selle streamimisega? Et kas jätkad nii nagu praegu tehes siis põhimõtteliselt mida tahad või võime sind juba varsti tulevikus näha basseinis? Tegelikult ma ühe korra olen olnud seal nagu tünnisaunas, aga ka lipsos ja kõik olid väga pettunud. Aga ei, ma kõrvu lakkuma ei hakka, sest need mikrofonid on väga kallid esiteks ja see ei ole midagi, mida ma sooviks teha. Tulevikuplaanides ma jätkaks nagu sama rida. See on muidugi tore, et sa vähemalt oled uurinud nende mikrofoni hindade kohta. Ehk siis kõik Helsa vaatajad ja kes te siin olete, kui te soovite kunagi näha teda kõrvu lakkumas, siis te peate minema vaid tema profiilile ja vajalikku summa annetama. Selles mõttes ma muidugi tunnistan, et ka mina oleksin väga sügavalt pettunud, kui reklaamitakse välja siis basseini või tünnisauna striimi ja keegi sinna kalipsos kohale ilmub, eks ole. Aga räägi, kuidas sa ise võtaksid oma aasta kokku? Mis läks sul striimimises hästi, mis oleks võinud minna paremini ja millised olid võib-olla sinu aasta tipphetked? Issand. Ma ei tea, kõik läks hästi. Või nagu paad striimi tööle, inimesed tulevad kohale, räägivad, nagu see on ülitore, aga tipphetked. Mis oli sul võib-olla niisugune asi, mis sul kõige rohkem jäi meelde, et selline lahe või tõenäoliselt võib-olla mõni kord, kui me seal koos midagi mängisime või ma sul chatti tulin, see on kindlasti paljude jaoks tipphetked. Iga kord, kui sa chatti tulid, tipphetk. Ma ei tea, neid olukordi on nagu nii palju olnud, aga samas ma ei oska midagi eraldi välja tuua praegu. Võib-olla see ühisüritus, mis me tegime, see oli küll sealt vannist, aga nagu see oli kõik sõbrad koos, meeleolu oli ülihea meeleolu oli, et nagu ma arvan need hetked, kui sa teed sõpradega midagi, mis sulle väga meeldib. No õnneks on ka meil täna võimalus siin kõik koos vanni minna ja
kuigi sinu vastusest, et iga kord, kui ma sulle võib-olla sinna chati sattusin, et see oli sinu tipphetk, lugesin ma välja natukene irooniat, siis ma arvan, et sellest me saame kõik koos üle. Nüüd aga vaatame ära, kes on selle aastased naistriimeri nominendid.